Ma tahan teiega täna midagi jagada, mis on tegelikult nii suur, et mul vaevu nagu mahub see sisse ära. Ja mul on vaja püha vaimu abi, et seda edasi anda. Ja ma tõepoolest loodan tema peale, et see, mis täna siin räägitud saab, et see on just see, mis peab räägitud saama. Ja ma usun, et me elame aegades, kus üks pilt hakkab selgeks minema. Lõpuks ometi. Ja mis see pilt on tegelikult ilmutus Kristusest. Ta on ilmutus Jeesusest. Ja kui ma seda niimoodi ütlen, siis te kõik mõtlete võib-olla, et see on väga naljakas, et ma seda räägin, sest me oleme ju kõik enamik siin vist kristlased. Me ju kanname ta nime. Me ju palvetame Jeesuse nimel, me loeme piiblit, kes loeb, paljud kahjuks ausalt öeldes ei loe. Kui ma täiesti aus olen, siis mina ka loen liiga vähe. Aga ühesõnaga, miks meil siis nagu, mis ilmutus siin veel vaja on saada, et ma ise ka mingil vaikimisi viisil olen väga kaua mõelnud niimoodi, et mul on see asi selge, see Jeesuse asi. Et ma sain päästetud, mul oli patutunnetus, ma palusin andeks, võib-olla mingil hetkel ongi veel midagi Jumal ilmutab, siis ma jälle palun andeks ja saan andeks, saan vabaks ja siis nagu, see on nagu tehtud. Et jah, ühesõnaga, et mul on see asi käpas ja ausalt öeldes nagu, kui ma loen piiblit, tegelikult, kui ma loen Pauluse kirju, kui ma loen evangeeliumi, siis kui ma niimoodi nagu mõtlen, siis mul tekib see küsimus, et mille suunas nagu sa üldse liigud. Mille suunas me siis nagu liigume, kui see Jeesuse asi on juba tehtud. Kui see asi on juba selja taga ja see oli vajalik ainult selleks, et me selle esimese otsuse teeksime. Ja tegelikult, nagu me täna ka loeme, ma tahan kindlasti lugeda, siis see ei ole tehtud. Tähendab, Jeesuse töö on täielikult tehtud, aga see ilmutus temast ei ole tehtud. See ilmutus temast, nagu ma ütlesin, ma usun, meie aegadel tegelikult saab terviklikuks. Ja see pilt sellest, kes ta tegelikult on, mis see on, mis meile antud on, mis see kuningrik on, kus meid tõstetud on, see selgineb ära. Ja teate, see nii puudutab mind, sest et ma olen aastaid elanud oma kristlase elu mingis mõttes nagu pimedana. Et ma nagu kompan, ma nagu tajun, ma tean, et on ja ma tulen ka ärkamisteenistustele, ma tulen koguduse teenistusele ja ärge saage must valesti aru, ma ei tee seda väikeseks. Jumal puudutab mind, ta räägib mulle, ta nagu... Ühesõnaga, mu elus ma näen selgelt Jumala ligiolu ja väge ja ometi mul on nagu kate silmade all. Ma päris täpselt ei saa aru, kuhu kohta me läheme. Ma päris täpselt ei saa aru, mida ma siis nagu, mis siin nagu tegelikult toimub, et see on omamoodi nagu kompamine ja ma usun, et mingi perioodi kombata ongi okei. Sest kui me Jumala juurde tuleme, no kes meist üldse midagi mõistab, on ju, et mida sügavamale sa lähed, mida rohkem edasi sa tuled, siis sa saad aru, et sa tegelikult vist nagu mitte midagi ei ole eriti aru saanud. Aga ühesõnaga mingi periood kombata on okei, aga siis on aeg ja ma ütlen teile, et nüüd on see aeg käes ja kätte jõudmas, et on aeg näha, kes see on, kelle juurde sa oled tulnud. Ja selles on tegelikult tohutu vägi peidus. Ja ma tahan öelda ka seda, me usume ärkamist, et ärkamine mitte ei tule, vaid on siin. Ja ma ütlen teile, et see ärkamine, mille taga see on selle ilmutuse taga. Et meil läheb lahti igaühel siin saalis, igal ühel, kes vähegi nimetab ennast kristlaseks Eestimaal, meil läheb lahti, kes Jeesus tegelikult on. Kes see on, kelle juurde ma olen tulnud ja miks ta mind on enda juurde kutsunud. Ma tahan lugeda Kolossa kirja, kellel on piiblit kaasas, siis palun tulge minuga kaasa. Nii, siin on apokriivad, see vist, nii, okei, see tuleb vist pärast Uus Testament, okei. Nii, lähme kohe siia. Ja selle ärkamise kohta ma tahan seda ka öelda, et see on sama asi, et miks ma ütlen, et see on selle ilmutuse taga, kes Kristus on ja mida ta on teinud, on sellepärast, et me palvetame sageli Jumal, anna oma vaim, saada oma vaim, aga ma ütlen teile, et ta on siin. Ta on antud, me teame seda, ta on siin
Järelikult see ei ole mitte see, et tema hoiab ennast tagasi, kuni siis mingi päev tuleb, et ta mõtleb, et okei, nüüd on Eestimaa ärkamise aeg, teeme uksed lahti. See on naljaks, aga me mõtleme niimoodi mingil viisil, et on mingi müstiline aeg ja siis Jumal teeb uksed lahti ja siis tuleb vaibu väljavalamine. Ei ole. See on juba kõik siin olemas tegelikult, aga see ootabki seda, et meil kate põmaki lendaks eest ära, et me näeksime teda ja tõesti, et see vägi meie elus vabaneks, mida ta tegelikult ongi andnud. Nii, Kolossa kiri. Hakkasin jutustama enne lehtede keeramist. Nii. Kolossa kiri. See on nii vägev, see on lihtsalt nii vägev. Tegelikult, kes ta on, see on nii vägev, mis ta on andnud. Me ei usu seda, see on lihtsalt kirjeldamatu. Ja ma kogen, mul on nagu see on alles praokile läinud see uks. See on alles praokile läinud ja Jumal tahab selle täiesti lahti teha, et me oleksime üks tegelikult Jeesusega. Nii. Nii, Kolossa kiri. Loeme esimese peatüki 15. salmist alates ja ma loen siit päris pikalt, võib-olla teen vahel peatusi, aga ma usun, et on hea sõna lugeda pühapäevasel teenistusel. Okei, siin on isegi pealkiri hümn Kristusele. Nii. Lähme tegelikult paar salmi isegi tagasi, lähme 9. salmi. Seepärast ei ole ka meie sellest päevast peale, kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda, kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus pattude andeks andmine. Ma loen selle lõigu uuesti. Tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus pattude andeks andmine. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Ma kohe loeme veel edasi, aga ma tahan öelda seda, et juba paljudel, ma üldse ei taha kedagi naeruvääristada, aga see on mul endal samamoodi, et ikka läheb üle pea nagu, et hakkad lugema ja siis on nagu, et ta on enne kõike, ta on siin, ta hoiab kõike koos, temas on kõik kokku võetud, tal on nagu juba hakkab kuskilt nagu minema, et kellest me räägime, kes ta on. Väga lühidalt öeldus, see lõik siin Kolossa kirjas ütleb meile, et Kristuses on kõik. Kristuses ongi kõik. Temas ongi lepitus, temas ongi selle patuse maailma, selle katkise kurjuse poolt seotud maailma täielik vabanemine, täielik uueks loomine, täielik muutumine. Kristuses on igaühe meie täielik vabadus.
täielik muutumine, tema sarnasusse, mis me mõtleme, kui me ütleme tema sarnaseks muutumine, me mõtleme Jumala algselt disaini oma poegadele ja tütardele, tema algsed ideed või tegelikult võiks öelda isegi nagu, kuidas sa ütled, nagu algne idee pluss level up, sest et Kristuses me saame täielikuks sellisel viisil, et see on omamoodi nagu level up, et hetke pärast me lähme natuke sügavamale, siis ma seletan, mida ma mõtlen nende asjadega. Aga see on kõik temas peidus. Meie siis algne disain, see pilt Jumalal, mis tal oli osadusest oma poegade ja tütardega, kes oleksid täielikult tema näolised, kes kannaksid seda olemust, kes Jumal on enda sees. See on kõik Kristuses Jeesuses peidus tegelikult. Mitte peidus, see on kõik temas. Ja nüüd, kui me seda teame ja mõtleme, siis, või nagu, et okei, see on vägev, ma võib-olla ei saa sellest lõpuni aru, aga nii palju ma saan, et ma tahan seda. Nii palju ma saan aru, kuidas ma sinna saan. See on ju tegelikult põhiküsimus. Kuidas ma saan sellesse Kristuse täiusesse, kuidas ma saan selle ilmutuse, kuidas see asi läheb mul lahti tegelikult. Ja ma pean ütlema, et sellele küsimusele vastates jällegi ma olen ise nagu pikalt oma saba taga ajanud, kui nii öelda, ja seda, ma ei mõtle seda, et nüüd mul on täis pilt ja nüüd ma tulen räägin teile, kuidas Kristusesse lõplikult saab. Seda mitte, et loomulikult mitte, et mida ma pigem tahan öelda on see, et kiitus ja au Jumalale, kes on hakanud mul mingeid faile lõpuks lahti saama, kuna ma olen hakanud taga koostööd tegema. Ja tänu sellele mul on hakanud tekkima mingi nagu sükene tunnetus või pilt sellest, et appikene, kuidas see tegelikult toimib, kuidas ma olen olnud nii kaua kristlane ja tegelikult nagu enese teadmata mingis mõttes nagu raiunud mingeid asju, mida ei ole vaja raiuda, see ei ole halb selles mõttes, et ma ei süüdista nagu iseennast ja ma ei ütle, et palved on olnud halvad või et Jumala otsimine on olnud halb, sest me teeme täna nii-öelda igaüks, me teeme seda, mis me täna oskame ja see on jällegi, Jumal ei eelda meilt rohkem. Ta ei eelda, et me hüppame üle oma varju. Aga nagu ma ütlesin, loomulikult ta tahab seda ilmutust kasvatada ja küpsetada igaühe meie sees. Ja siin ei ole nagu suurt müstikat, nagu väga lihtsalt ja lühidalt öeldes tegelikult, mis on hakanud mulle avanema, on see, et see kõik on Jeesuses tehtud. See kõik on Jeesuses tehtud. Piibel räägib meile sellest ja need, kes me oleme Jumalaga mõnda aega koos käinud, me nagu oleme seda ka praktikas avastanud, et kui me tuleme ja me anname oma elu Jumalale, siis nii-öelda see on stardipauk sellele, et väga suur osa meist peab surema, eks? Piibel, me ju loeme sellest, kuidas me saame Kristuse täiusesse. Sõna ütleb, me peame surema ja üles tõusma. Ei ole teist teed. Ei ole nii-öelda, ma võtan natuke siit ja natuke sealt ja siis need asjad las mu elus olla, sellega vist ise hindame, sellega vist on päris hästi. Piibel räägib meile üsna radikaalselt täielikust suremisest, et me sureme ja siis me tõuseme ülesse. Aga nüüd nagu kristlasena, noore kristlasena ja tegelikult üsna pikka aega, ma nagu kuulan seda ja ma mõtlen, et okei, hakkame siis nagu surema, eks? Nagu nii, kuidas keegi jaksab ja oskab, mõni praeb kauem, mõni praeb vähem. Mis see suremine on? See on see, et ma elan oma elu ja mingis eluvaldkonnas midagi tuleb esile, mis on vastuolus Jumala tahtega, siis see peab saama talle alistatud. Ja mis see alistamine on see, et ma ütlen, ma annan kontrolli ära selle asja üle, ma annan kontrolli, esiteks ma lähen Jeesuse juurde, ma tunnistan teda issandaks ja ma ütlen, et see on sinu, ma annan selle kõik sulle. See on talle alistamine, et mitte minu tahe selles olukorras enam ei kehti ega kellegi teise tahe, vaid Jumala tahe. See on tegelikult siukene väga lihtsustatult öelda talle alistamine. Okei, ma siis olen selle ära õppinud, et Jumalale tuleb alistada. Mingil maani ma nagu mõistan midagi ja siis ma mõtlen, et okei, hakkame siis surema. Ja tead, ma ütlen teile, et selle suremise käigus sa avastad, et see ei tule üldse välja.
Sa ei saa iseendale surra, saad sa aru, see on nii vastik, aga mõnes asjas, kus sa võitled võib-olla väga pikka aega ja uuesti ja ma nagu ei saa ja ma ikka, võtame näiteks mingi asja, mulle ikka ei meeldi, et mulle öeldakse mingis asjas, mida ma pean tegema, näiteks ütleme mu abikaasa, no ma ei taha, ma tahan ise öelda, kuidas asjad peavad käima või näiteks äkki ma ärritun millegi peale ja nagu ikka kuidagi see vana muster tuleb ülesse. Ja ühtepidi tõsi on see, et nagu Piibel ütleb ka, et meil kannatlikkust läheb meil tarvis. Kannatlikkust läheb meil kõigil tarvis, et see Jumala töö, mis tehtud saaks. Aga vahel selle pika praadimise keskel me omamoodi kaotame usu, et see üleüldse võimalik on. Me lõpuks vaatame neid samu asju enda sees, ütleme, et okei, ja siis püüame parimal viisil olla kristlased. Ja ma olen täna siin, et teile öelda, et see ei ole evangeelium. See ei ole evangeelium, et need asjad jäävadki nii. See ei ole evangeelium, et sa ei muutu. Vaid midagi selles, kuidas me Kristuse juurde tuleme ja kuidas me alistume, midagi selles protsessis on, mis ei ole nagu millele me ei ole pihta saanud ja sellepärast need asjad meie elus tegelikult veel on. Ja ma ütlen seda täiesti ausalt enda elu kohta, et sellepärast need asjad seal on olnud ja millal need hakkasid muutuma, tegelikult on siis, kui mulle läks lahti see, et ma ei saa ise surra. Ma ei saa ise surra ja ma olin nii nagu meeleheitel mingis mõttes, et mida me siis nagu üldse teeme, kui me surra ei saa ise ja nagu ma tahan Jumala moodi muutuda, ma tean, et nii see käib. Ja siis, evangeelium tegelikult ütleb, et me ei suregi ise, vaid me sureme koos Kristusega. Me tõuseme üles koos Kristusega. Ja see tähendab seda, et mitte mina oma pingutusest ei püüa neid asju oma elus surmata. Ehkki sõna ütleme, et me peame need surmama. Ma surman need Kristuse väes. Ma surman need ja mis minu ülesanne on see, et ma pean üheks saama tema surmaga. Ma pean üheks saama. Kui ma saan üheks tema surmaga, siis ma saan üheks tema ülestõusmisega. Ja tekst ütleb, Kolossa 3, me loeme edasi nüüd, kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud. Ma korraks peatun, see kui jälle süke tunne, kas sa ikkagi oled Kristusega koos üles äratatud, kas sa oled tema surma maetud, igaüks siin ühtepidi jah, see on nagu meie otsuse taga, me hetke pärast jõuame sinna, aga teistpidi tegelikult see kui on pigem nagu siis, kui te olete Kristusega surnud, sest evangeelium ei anna meile seda sõnumit, et kes nüüd paremini sureb, kes nüüd paremini üles tõuseb, ta ei anna meile seda nagu sellist sõnumit üldse. Ta annab meile ainult ühte sõnumit ja ta ütleb seda, et Kristusesse on kõik täielikult tehtud. Hüppa sisse. Hüppa sisse. Sellega, mis sa täna oskad, mida sa täna suudad. Võta ära oma silmad ise endalt. Pane nad sellele, kes on kõik teinud. Pane need sellele, kes selle usuvärgi alustas. Pane need sellele, kes selle usuvärgi lõpetab ja viib lõpule. Ja temas, see on üleloomulik, aga toimub suremine ja ülestõusmine. Ja ma ei ütle, et see suremine ei ole raske. Ta võib ikkagi olla selles mõttes, et see tähendab, teate, miks ta on raske? Ta ei ole mitte raske sellepärast, et see surm on nii hirmus, nagu ma ütlesin, et see pingutus on nii hirmus suur. Me natuke vahel mõtleme nii, et see surmapingutus on nii õudselt valus ja raske. Mitte see ei ole raske. Meil on raske jõuda selle otsuseni, et mitte meie ei ole need jumalad, vaid tema on issand. See on võitlus. See on võitlus, et meie põlved tegelikult lähevad maha ja ütlevad, okei, sina oled A ja O, sina oled kõige täius, sinus on kõik, ma ei tee seda ise, ma ei ole selleks võimeline. Inimene ei taha jõuda sellesse seisundisse, et ma ei ole selleks võimeline. See on nagu kõige vastikum seisund üldse, kus keegi vabatahtlikult, isegi kõige paremad meist ei taha sinna vabatahtlikult minna. Ja Jumala armus me jõuame sinna, aga see surm ja ülestõusmine, see ei toimu meist enestes, see toimub temas. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal ja mitte sellele, mis on maa peal. Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks,
siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Surmake nüüd, kui te olete Kristuses, surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirg, kurihimu, ahnus. Ilmselt see nimekiri tegelikult ei ole ammendav. Kõik, mis on ebajumala teenistus. Nendes käisite muistega teie, kui te elasite selliselt. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Te olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. See inimene mingis mõttes on programmeeritud, see uus inimene, kes Kristuse kaudu, kes me oleme, see on programmeeritud uuenema tema näo kohaselt. Seda uuenemist me ei tee ka ise tegelikult, seda teeb Jumala vaim, seda teeb Jumala vägi meie sees. Ja see on nii selline kaval asi tegelikult. Ma ütlen võib-olla mingid asju väga julgelt täna välja, aga see tõesti, et te mõistaksite, see tuleb selle peale, et ma olen ise mingit viisi elanud väga pikalt ja mul on ma nagu mõistan nüüd, et mitte see ei ole see tee ja see tegelikult on väga hea asi. See on kaval asi, kuidas me hakkame nagu mõtlema või kuidagi iseenda jõust ja iseenda tarkusest nagu püüame, me väga püüame. Ja nagu ma ei taha ka kellegi südame pihta, ma usun, et siin on täna siirad südamed, kes siiralt otsivad Jumalat. Ja mina ise ka, ma ei ole olnud kuidagi ebasiiras, ma olen igatsenud väga Jumalat. Aga lihtsalt see on nii nagu kuidagi mind hämmastab, kuidas koguduses me oleme nii pikalt kuidas me nagu vaatame, aga me ei näe. Et see on nii hämmastav asi tegelikult. Ja kus tegelikult see nägemine tuleb, on sellest samast tema sõnast ju. Mis ta tegelikult ütleb, mis evangeelium tegelikult on. See tuleb tema armu läbi, tema vaimu läbi, ta teeb meie silmad lahti ja ta teeb nad lahti. Ma usun seda kogu südamest, et ta teeb koguduse silmad täiesti lahti. Täiesti lahti ja põrgu niimoodi kardab seda. Põrgu kardab seda, et koguduse silmad lähevad lahti selles osas, kes ta on, kes Jeesus on ja kes kogudus on. Lähme veel Rooma kirja 6. peatükki. Ja ma loen kohe siit alguses. Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks? See on selle sama teema peale, et kui te seda eelnevat teksti loete, et justkui meie teod on viljatud meie õigsuse tekitamisel või õigsuseks, et need ei anna midagi juurde ja siis justkui inimese loogiline küsimus oleks, siis ma ei pea üldse nagu vahet pole, kas ma teen pattu või ei tee, ma ei saa ju mitte midagi sinna ise parata. Aga Paulus ütleb selle peale, et ei mitte sugugi. Meie, kes me oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, me oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse. Et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Ma loen uuesti. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse. Et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Kuidas me võime uues elus käia? Nõnda. Nõnda nagu Kristus on maetud ja üles äratatud isa kirkuse läbi. Nõnda ka meie saame uues elus käia. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka üles tõusmise sarnasusega.
teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Ma lihtsalt tahan tunnistada ka oma elust lihtsalt paar sükest seika, sest ma usun, et see tekst, kui me räägime siin, et patust, et läbi Kristuse me saame patust vabaks, ma usun, et ta ei mõtle siin ainult seda teadlikku kurja tegu, vaid ta mõtleb tegelikult kõike, mis meid temast lahutab. Ja ma tean omast käest, et meid võib Jumalast lahutada ka näiteks lein või kurbus või mingisugune valu või hüljatus. Selle maailma ja patu tagajärjel tulnud katkisus tegelikult erinevate olukordade läbi, see lahutab meid Kristusest. See ei ole ainult meie teod, see on seisund. See on üks seisund, mis meid Jumalast lahutab. Ja mida tegelikult, kui me oleme Kristuses, siis enam ei lahuta. Aga kui ta, nagu me enne lugesime Kolossa kirjast, ta on asetanud meid valguse kuningriiki. See on tõsi igaühe kohta siin ruumis, kes on Jeesusele jah öelnud. Igaühe, olenemata, mis su tänane olukord on, mis su probleemid on, mis su võitlused on. See on tõsi sinu kohta. Sa oled asetatud täiesti uude olukorda. Aga nüüd meie vaba, tähendab, me võtame ühtepidi ta on asetanud meid ja siis me oleme selles uues olukorras ja nagu ma ütlesin, me tegelikult ei mõista lõpuni, kus meid pandud on. Ja meie sees, nagu me kanname veel seda vana mõtteviisi, selle vana patu seisundi nagu vilju mingis mõttes. Me kanname neid. Ja see ei ole mitte see, et Jumala vägi ei ulatu sinnani, aga see piibli järgi on meie vaba tahte otsus, et see meid seestpidiselt muudetakse tema näo sarnaseks. Ja nüüd selle pika jutu mõte, ma kohe lähen praktiliseks, on see, et nagu ma ütlesin, ma omast käest tean, et midagi muud võib sind Jumalast lahutada. Enne kui ma abiellusin, mul oli kunagi üks teine kihlussuhe, mis läks katki ja mul läks süda väga katki. Ja ma olen sellest rääkinud ka siin-seal, mõni inimene, kes on sellist asja kogenud, võib mõista, et see võib sind väga katki teha tegelikult. Ja minu puhul see tegi mind katki nagu mitte ainult selles mõttes, et oi, minu eluarmastus jättes mind maha, vaid Jumal, kuidas see sai minuga juhtuda tegelikult. Ja ütleme, minu suhe Jumalaga sest ma olin, ma ei ütle seda ülbuses, Jumal oli minu elus nii erilisel viisil toiminud. Ta oli oma ligioluga, ma nii janunesin ta järgi. Ma olin teinud ühe väga selge otsuse, et ma tahangi elada oma elu Jumalale, ma ei taha enam oma plaani. Ma olin 25-aastane siis, kui ma selle otsuse tegin. Tänaseks sellest on 11 aastat möödas ja mu elu täiesti muutus. Ja ta kasutas mind, ma sain teenida erinevates paikades, ta viis mind Iisraeli, ime läbi, see kõik on totaalne imelugu, kui te seda kuuleksite, see ei ole üldse inimlikult võimalik lugu. Ja selle otsa esiteks ma ise läksin mingisesse suhtesse ja siis see läks katki ja ühesõnaga ma olin nagu pettunud igal tasandil, mis on võimalik. Ma olin pettunud Jumalas, ma olin pettunud selles inimeses, ma olin pettunud täielikult iseendas. Ja mingis mõttes see kestis tegelikult päris mõnda aega, et ma olin nagu sellises justkui Jumala juurest ära kukkunud seisundis, ehkki ma hakkasin tema juurde tagasi tulema. Ja Jumal hakkas mind tervendama, ta viis mind läbi erinevatest olukordadest, et ma sain tõesti nendele inimestele andestada ja sain ka ise endale andestada mingi maani. Aga mis minuga jäi tegelikult nendest aastatest, ehkki Jumal nagu taastas mind, oli kuskil taga kuklas mingi nagu süü või mingi soft. Ja teate, see oli nii kummaline, et ma olin juba abielus, ma lähen nüüd ajas edasi, ma ei hakka seal pikalt seda lugu rääkima. Ma olen nagu ajas edasi ja juba ise uskusin, et vau, Jumal on mind tervendanud ja nagu kõik on imeline, kõik oligi imeline, ma olin juba abielus ja nagu elu oli täiesti muudetud. Ja siis korraga ma avastasin ennast mingitest kohtadest,
et ma vaatasin nagu Jumala teenistusi, ma vaatasin mis iganes Peeter Nordbergi või mingid kes iganes Eesti või välismaa jutlustajaid ja ma istusin ja ma mõtlesin, et ma tahan sisse saada. Jumal, lase mind sisse, palun, lase mind sisse. Ja mingi alateadlik programm minus nagu mõtles, et kui ma olen teatud viisil, kui ma nagu niimoodi pingutan või nagu siis kuidagi nagu ikkagi ma saan nagu, et jah, nagu ja teete üks päev ja jälle istusin ja ma nagu ei saanud aru, see on nagu nii alateadlik. Meil on nagu mingis programm, nagu nii-öelda vaikimise programmid sellest, nagu ma ütlesin, tegelikult sellest patuviljast, sellest seisundist jäänud. Ja siis ma mõtlen, et ma tahan nii väga sisse saada. Ja korraga Jumala vaim küsib, kuhu? Kuhu sa tahad sisse, kallis, sa oled sees? Sa oled naha ja karvadega sees. Kuhu sa tahad sisse saada? Ja see täiesti muutis mu maailma. Sest ma mõistan, mis tunne on, kui sa nii püüad. Ma tean, mis tunne see on, et sa aastaid püüad ja sa püüad ja sa ei saa kunagi nagu sisse, sa ei saa kunagi pärale. See on nii väsitav. Teate, see on kohutavalt väsitav. Ja see kuidagi ma näen, et koguduses on inimesi, kes on selle all kinni. Mitte ainult selle, siin on, meil on erinevad asjad. Ja Jumala vaim, ja ta küsibki, et kuhu sa tahad, kallikene, sa oled täiesti sees. Ja teate, sellest hetkest alates kõik need sõnad, mida me kuuleme pühapäeva järgi, et sa oled armastatud, et sa oled tahetud, et ta on sind vabaks teinud ja ka need asjad, millega sa võitled, nagu me enne palvetasime Maarjusega, need kõik on allutatud muutumisele. Need kõik muutuvad, ka sina ise muutud. Korraga sa kuuled seda teist moodi. Sa saad aru, et appikene, ma vist olengi täiesti armastatud. Ei ole enam vaja pingutada või ei ole vaja enam võidelda, et sisse saada Jumala ligiollu. Ja siis ma loen seda sõna ja mu abikaasa juba ammu laulab mulle. Ta räägib mulle, sest tema elus on ka meeletult suured muutused toimumas ja just sellepärast, et ta on teinud kõik, et sisse saada, et muutuda ja kogu aeg on nagu mingi sükene nagu ei saa ja jälle püüab. Ja see muutus sellel päeval, kui ta tuli üks päev koju ja ta ütles, et see on kõik tehtud. See on kõik tehtud, ma ei pea võitlema enam. Ma pean teda lihtsalt vaatama. Talle alistuma, ma pean nägema Kristus Jeesust sellena mitte, et milline ta võiks olla, milline ta reaalsuses ongi, milline ta on kogu aeg olnud. Ja see on minu sõnum teile, armas Nõmme kogudus täna hommikul, et sa ei pea enam ise võitlema, sa pead vaatama teda, nagu me enne lugesime ja ärge muretsegi, see sõna läheb ka lahti. Kui see jõuab pärale, et see on kõik temast tehtud, siis see sõna hakkab sulle täiesti uuel viisil lahti minema. Ja vaata, Jumala igatsus ongi meie jaoks see, et meil oleks selline elu, et ma ütlen, et see orjapidaja sinu kuklas, see orjapidaja kaob täiesti ära. Saate aru, see vaikimisi foon, mis kogu aeg rõhub, mis kogu aeg kutsub sind rohkem ja nüüd on ikkagi, ma ei tea, kas sa oled päris päral, see võib täiesti ära kaduda. Ja sa võidki olla hingamises ja siis korraga sa vaatad oma elu, sul on nagu vaimuviljad, rõõm, rahu, ma võin magada, ma võin olla. See on nagu korraga, sa saad aru, see on ju vili, see on vaimu vili. See tuleb sellest, et Kristus on minu sisse tulnud. See ei tule sellest, et ma tegin nii väga õigesti kõike. Ja see ei tähenda, vaata, vaenlane, nii kaua, kui me selles maailmas oleme, Kristus füüsiliselt tagasi ei tule, siis me oleme sõjas. Me nagu seda ei saa eirata, et ta püüab. Ta kindlasti, pärast seda jutlust ka, ta tuleb kindlasti püüab sisse saada kuskilt. Aga ta ei saa sisse kuhugi, kus tal ei ole maandumisrada. Ta ei saa sisse. Kui sinu südames on olnud tegelikult see otsus, nagu me just rääkisime ühe armsa inimesega eile, kes, ütleme analoogselt, mingid asjad tema elus on analoogsed olnud. Ja ta ütles ka, et ma nii kardan,
ühte olukorda, kus ma ise jälle teen neid rumalaid otsuseid. Ma nii kardan, et jälle mina valin valesti ja mingil viisil ta elab nagu püüdes kogu aeg vältida seda olukorda. Ta elab kogu aeg ja see on jälle see orjapidaja, millest ma räägin, kes on kuskil kuklas niimoodi. Ja ta püüab kogu aeg nagu, et ei juhtuks, sest et kui nii juhtub, ma olen näinud, ma võin selline olla. Nii võib minna. Ja tead, eile teda kuulates ma sain jälle, mul läks mingi fail nagu sees lahti. Ja ma ütlesin, et sa ei pea seda kartma. Ja ma nagu ise ennast vaadates, ma ütlesin, ma ei pea mitte kunagi seda enam kartma, sest seda ei juhtu mitte kunagi. Ja teate, miks? Mitte sellepärast, et ma olen täna niivõrd palju otsusekindlam kui oma minevikus, või et ma olen niivõrd tubli, aga sellepärast, et Kristus on selle softi ära vahetanud minu sees. Mul ei ole seda drive'i enam. Kui mingid asjad mind ligi tõmbasid, sa võid panna mind samade inimeste juurde, kellega ma kunagi võib-olla tegin pattu. Ja saate aru, ma olen nende kõrval ja see ei tõmba mind, ma olen surnud, sest ma surin koos temaga, kui tema minu sisse tuli. Mõistate? See käib nii pidi, see ei käi sellel, see orjapidaja hääl, ta on valetaja. Ta on üks valetaja ja ma usun, et täna hommik on aeg üks valetaja paljastada ja inimeste õlgadelt ära heita, tegelikult ära kihutada. Vot, mul rohkem vist ei ole midagi öelda. Nii et ma ei tea, kas me teeme palve? Jaa. Halleluuja. Tänu Jeesus. Ma olen hästi julge, me oleme silmad kinni ja ma tahan, et kui sa kogesid täna, et see, kui ma ütlesin orjapidaja, et kui sa tundsid ennast ära, siis ma palun, et sa tuleksid siia vahekäiku. Keegi teine ei vaata, lihtsalt sa võid võtta paar sammu, kui sa tundsid ära, et see käib sinu kohta, see ei ole kellegi teise jaoks, see on sinu ja Jumala vahel. Siis lihtsalt tee see samm, ma usun, et see on üks ususamm, see on väga oluline. See on väga-väga oluline. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Halleluuja. Kiitus Jeesus. Issand Jeesus Kristus, me kiidame, ülistame sinu nime. Me kiidame, ülistame sinu nime. Ma nii tänan sind selle eest, et see vale lõppeb ära just nüüd Jeesuse nimel, et see süü saab välja kihutatud nende inimeste eludest. Me täname sind ja ma ei ütle seda mitte minu palve pärast, aga sinu töö pärast Jeesus, sest see on kõik tehtud. Ja me lihtsalt, Isa, praegu kuulutan seda Kristuse ilmutust iga ühe nende inimese südametesse, sinu töö ilmutust, et see on täielikult lõpetatud, et ei ole ühtegi faili. Isegi sõna ütleb, et ei ole võlakirja, ei ole faili sinu ees, mis tõstab seda süüd esile, et sa ei ole piisavalt hea, sa ikkagi tegid seda ja nüüd sa pead Jeesuse nimel. Me lihtsalt kuulutame tühiseks need valed, vaenlane, sa oled paljastatud, sa oled nähtud, iga vaikimise valetaja sa oled nähtud ja tänasest päevast see lõpeb. Ja Jeesus, ma lihtsalt tänan sind, me üheskoos ka praegu teeme ühe otsuse alistada ennast sulle. Nii nagu keegi seda täna oskab ja sa ei nõua meilt rohkem, me lihtsalt ütleme sulle, jah, Kristus, tule valgusta minu südant. Tule valgusta minu südant, et oleks tõsi minu kohta see, et ärka üles, kes sa magad, tõuse üles surnust koos Kristusega. Ja ma tänan, et koos sinuga tuleb surm, sinu, nagu vana loomuse surm ja üles tõusmine, Jeesus. Ja see on meie otsuse taga, me otsustame ühel meelel, me tahame osa saada sinust. Me tahame osa saada sinust. Tule püha vaim. Tule püha vaim. Ma palun, et klahvimängija võiks tulla mängida, kes ülistuses teenis. Tule püha vaim. Tule püha vaim just praegu. Tänu, et sul on ruumi selles paigas. Tänu, et need inimesed on nii kallid iga üks sulle. Et sa oled nii oodanud, et seda orjapõlve lõpetada. Et see täielikult lõpetada. Tänu, et see on tõsi, et poeg tuleb vabastama. Ta on tulnud vabastama. Ja see on tõeline vabadus, mis sinus on. Halleluuja. Iga üks oma südames lihtsalt täna teda, võta vastu see vabadus. Ära mõtle, et kas ma tegin ikkagi õige palve, kas mu südame asend oli ikkagi nii või naa. Ära mõtle, ära enam mõtle. Lihtsalt ütle, aitäh Jeesus, ma võtan vastu. Aitäh, et see on kõik tehtud. Aitäh, et see on kõik tehtud. Ristiveri on piisav. Ristiveri on piisav ja see maksis täielikult kogu hinna. Kiitus ja ülistus sulle, Jeesus.
täname sind, Jeesus, me täname ja kiidame sind. Võtame vastu sinu vabaduse. Halleluuja. Halleluuja. Igaüks teist on sees. Igaüks teist on sees. Tänu sulle. Tänu sulle. Tänu, Jeesus. Tänu, Jeesus. Halleluuja. Kiitus, Jeesus. Valesid, mida sa paljastad. Tänu, on veel valesid, mida sa paljastad. Tänan just praegu Püha Vaimu valgus näitab kellegi südamesse. Mingid muud valed ikked, valed uskumused. Tänu, Jeesus. Tänu, Jeesus. Halleluuja. Halleluuja.